võistlusvõistleja nimi on? Anonüümus. Anonüümus ja mis robotiga? Heraltin. Kaua te ehitasite Heraltinit? 8 nädalat, aga siin oli ka 2 lisarobotit, sellepärast ta selline välja näeb. 8 nädalat järjest, kas te magasite ka? Ei, iga nädal nagu neljapäeviti. Väga hea, räägi mõne sõnaga oma robotist. Tavaline robot. Nagu väike laps näiteks ei tea, istub vaatab, räägi näiteks, et mis on ta eripärad, mis on tööpõhimõtted, mis on tal see? Eripära on see, et see aku võib põlema minna. Okei, kas meil see tulekustus on lähedal, seda ole või niimoodi näinud? Mis sa prognoosid, mitu palli ta peaks sisse saama? 1. Ja siis on hästi? Jah, siis on hästi. Kuulsite rahvas, kui 1 pall läheb sisse, siis kõik hüppavad püsti ja lihtsalt hakkavad karjuma, sellepärast et Heralti suutis 1 palli sisse lüüa. Aga äkki lööb 2 palli ka, mis sa arvad? See on väga hea, aga see on mingi imesis. Selge, kuule, aga vaatame, millega Heraltin hakkama saab. Heraltin juba liigub. Kõik mõnetavad, mis pidi tegema, kui 1 pall sisse läheb. Liigub kaamera poole, tundub, et jah, fotoka ja kaamera poole. Ja kas ta ka väljakule tagasi tuleb, see on nüüd küsitav. Aga liikumist on näha ka, kas 2 puhul juba on ära otsustatud vist, kuhu suunas minna või siis pigem mitte. Mingisugused silmalased asjad on, vaatab ikkagi, kes ta ümber on. Ehk siis vooru kestus on 1,5 minutit ja kui nüüd... Liigub ka. Liigumas suunas. Alti liigub õiges suunas. Veel suurema ka. Ja. Ai, kui napid. Asi liigub. Nii, kas tuleb, eks ta läheb kaarega niimoodi? Ei, ma arvan, ta läheb vastas roboti juurde. Ja... Lööb tema väravast. Ei, teps mitte. Nii. Heal juhul. Alti ründab, aga ilma pallita. Ainuke üks väike probleem on. Ja nüüd läheb ikka kaamera poole. Ja kõlas teise penaltivooru vile. Teiselt poolt läheneb Alti. Jah. Kusjuures mul on selline tunne, et sedapukku tuleb ka värav, aga mitte palli näol, vaid roboti näol.